Palju aastaid oli tabelarvutuse failide arhiivivorminguna kasutusel PDF-A. Näiteks loodi arvutustega tabel Microsoft Excelis, kuid dokumendihalduses registreerimiseks eksportiti ta PDF-i. See on hea lahendus, kui Excelit on kasutatud tekstiredaktorina, see tähendab tabelikujulisele tekstile visuaalse vormingu andmiseks. Kui aga tabelis on tehtud ka arvutusi, siis kaasnevad eksportimisega PDF-i olulised kaod. Näiteks see tabel korteri mõõtudega. Kui salvestame ta PDF-iks standardseadistustega, siis on tulemuseks dokument, kus on näha ainult arvutatud väärtused, mitte aga nende taga olevad valemid. Kui seadistame Exceli kuvama valemeid, siis jällegi saame ekspordil dokumendi, kus on ainult valemid, mitte aga nende poolt arvutatud väärtused. Optimaalne lahendus on jätta fail XLSX kujule. Alates 2020. aastast on XLSX ametlik arhiivivorming, eeldusel, et fail on loodud nõuete kohaselt. Millised need nõuded on, saab lugeda arhiivi eeskirja lisast 1 ja Rahvusarhiivi arhiivivormingute juhisest.